Tervist. Yksi some-nimi. Jenni. Jenni. Ma ei tea, kuidas se hääldub eesti inimese suus. Minä ütlen Jenni. Aga mu käest küsiti, et kas sa selgitaksid seda, miks see jott siin sõna alguses on natuke teistmoodi nagu eesti keeles. Aga ma sain aru, et ega ma ei teagi, kuidas see on eesti keeles. Et nimedega on, tuleb välja tihtipeale see, et sul on veel arenguruumi keele õppimisel. Minu sõbrale sündis alles 2007 või 2008 tütar, kelle nimi on sama, mis minu õe teine nimi. Johanna. Aga mul oli väga raske hääldada seda nii nagu Eestis hääldatakse. Johanna. Aga ma tahtsin õppida sellepärast, et see on nagu selline lugupidamine, et kuidas sul läheb ja kuidas sinu tütrel, kuidas Johanna kasvab. No ilus on, kui sa oskad nime hääldada. Ja neid nimesid on maa ja ilm. Vaid neid näiteid ma leiaks väga palju. Aga toon veel ühe näite, mis on tähtis, on H ehk H-täht. Hannu, soome mehe nimi. Või Hanna. Hash või H-täht hääldub seal väga selgelt. Ei ole mingit varianti. Hannu. Ei ole mingi Annu. Annu on juba naise nimi. Ja see on oluline, sest nimede puhul võib tekkida ka arusaamatusi. Ma olen ju harjunud sellega, et mulle öeldakse Mikka K-tähega. Kui inimene räägib minuga, no mul ei ole probleeme, ma saan aru. Ja las ta olla. Aga samas, kui ma ootan toitu näiteks Ken klubis ja hõigatakse, ma olen öelnud oma nime sinna ja hõigatakse Mikka, Mikka, Mikka. Mõtlen, miks see inimene ei lähe siin toidu järele, keda hõigatakse. Lõpuks saan ma arvu, et see olen mina. Sest ma ei teadvusta isegi oma nime niimoodi, kui ta hääldub teistmoodi, nagu mina hääldan. Ehk Mika. No sellepärast ma tellin ka Ken klubis Elmari või Vambolana toite.